kes ikkagi alustab suht nullist, et ta igal juhul, me toodame talle rohkem ette, et ta ei jää ootele ja me teavitame ka kõiki kasutajaid meili teel, et kui me lisame uue peatüki, need tõenäoliselt suve alguseks on 8 peatükki, ma arvan, see on päris kindel ja siis kõik 6 peatükis tõesti kas september või aasta lõpuks hiljemalt, aga võib-olla september-oktoober. Ja see on see riidas täitsa sarnane, kas eksamisooritamise võimalus on aktsepteeritav haridusministeeriumi? Ei, seda küll mitte, et me oleme teinud need testid ja eksamid ikkagi ainult selle keskkonna jaoks, et me saame öelda, et kui inimene on ära teinud peatüki testi, et ta ikkagi siis valdab selles peatükis olevat materjali ja kui ta teeb ära lõputesti, siis me võime öelda, et ta valdab selle kursuse materjali, aga ei ole võimalik kopeerida riiklikke tasemeeksameid, meil ei ole seda õigust ega võimalust ja seda ei saakski arvutustehniliselt teha. Väga suure tõenäosusega, eks ole, et kes tõesti ausalt ise teeb selle kursuse testi ära, siis 90% vähemalt saavad, ma arvan, ka seal A-taseme riigieksami testi tehtud. Eks me oleme jälginud seda, et mis on riikliku tasemeeksami sisu. Jah, ta lähtub sellest küll, et väga paljud ülesannete tüübid on samasugused, nagu on eksami ülesanded, nii et ta igal juhul eksamiks väga hästi ette valmistab. Aga see tunnistus, mille saab endale välja trükkida, kui enda jaoks ja ka tööandjale võib ikkagi näidata, et ma olen läbinud selle kursuse, et ta näitab, et siin veebikeskkonnas on tehtud tööd, et seda see tunnistus tõendab. Aga keeleoskust me ei saa tõendada, meil ei ole seda õigust. Inimestel on tunnistus, et see nagu meie kogemus, et tunnistus on väga tähtis asi. Võime mõelda küll, et see on nagu paber või prindid välja, aga see läheb korda. Tegelikult mul endal ka, ma arvan, et kui ma midagi läbi teeks, siis täitsa meelega prindiks välja, kus mu nimi peal on. See on suur pingutus, Aska siin ju ütles, et umbes 4000 klikki või 4000 korda tuleb asjade üle mõelda, et ma arvan, inimesed, kes selle ära teevad, on seda tunnistust igati väärt. Ja nagu Aska ütles, et kui ta ise ja ausalt tegi selle, siis ta uskabki, mina usun, et see protsent läbi, kui ta eksami soovitamiseks on isegi suurem see eksami. Tõesti ausalt tegi seal ära. Ma olen tegevõpetaja ja sellepärast ma kujutan ette, et sellist materjali, kus nii hästi saaks ette valmistada A2 taseme eksamis meil ei olegi. Sest siin ta tõesti jälgib seda sisu, mis on eksamil ja ülesannete struktuure, nii et ta õpetab. Nüüd inimene võib rääkida eesti keelt, jääb päris ilusasti, aga kui ta ei ole eksami struktuuridega kokku enne puutunud, siis ta ei saa aru, mis ta tahetakse. Nüüd ta kogu aeg seda laadi arvutuste lõppu. Et eks me näeme nagu ka tagasisidest, et kuidas ikkagi toimib, aga me tegelikult just ülesed püstus meil oli ikkagi hästi selline väljakutsuja, me tahtsin ikkagi mitte teha ühte lisamaterjali keeleõpetele, vaid ikkagi iseseisvaks õppeks sobilikku koolitust, mis tegelikult on ju nagu võrreldav klassiruumi koolitustega, et ilmselgelt siin on nagu väga suur väljakutsus sellepärast, et õpetaja ju ei tegele vahetult õpilasega selle õppimise ajal. Et aga loodetavasti ta ikka toimib, et selline viskukene tagaside selle arvu kasvade pealt on väga positiivne või hea, aga kindlasti huviga jälgime, mis need inimesed kirjutavad ja kindlasti ka kajastada seda siis. Ja kui nad klassisituatsioonis miski pärast ära tunnist puuduvad, siis ei tee temaga seda tundi ju keegi järgi. Ta jääb kas siis auk või püüab siis kuidagi ise hakkama saada, aga siin ta lihtsalt läheb sinna, kuhu ta viimane kord lõpetas ja läheb sealt edasi, nii et tal ei jää mingid auke, kui ta seda ise jätas. Väga paljud on kes käinud mitmel klassiruumi kursusel ja ikka on see A-taseme taga, et selles mõttes on hea, ma arvan, et selline mõttele on esimene kursus. Kas teil on plaanis midagi teha ka paberkandi? Vajadus tekib, et siis me mõtleme, sellepärast paberkandel asja on tegelikult hästi palju, eks ole, enamasti tehakski paberkandjal, et mida tehakse, et kui näiteks kasvõi ütleme, et tahaks ka välja trükkida mingeid asju või et siis kindlasti on võimalik. Aga see õppeprotsess ikkagi jääb nagu e-kurs, et see on just selle nagu omapära. Ideena on hea muidugi jah, et kui tahta teda kasutada tõesti paralleelselt niisuguse klassiruumi kursusega, et teha rääkimisülesandeid võib-olla juurde, niisugusi, kus tõesti, mida õpetaja saab kasutada. Et kuna arvutis nende produktiivsete oskuste õpetamine on keeruline, siis mõttena see on
on asi, mida me ei ole küll arutanud, aga et võiks vaatame ka arutada. neid koole ja kursuste läbiviijad, et loodetavasti nad võtavad ka seda endale kasutusse ja kui nad tahavad seda rohkem ise kasutada, et siis kindlasti. Et siia on võimalik ju ka sellist admini poolt, eks ole, taha ehitada, et iga kursuse läbiviija õpetaja saab veel administreerida oma õpilasi ja nii edasi, et aga nimme, et see on isegi nii suur ja see teemaat, et see tundub, et see, mis praegu on nagu esmane vajadus, et igaüks võiks tõesti logida, panna keeleklikk.ee ja hakata õppima. Et see nagu... Kas on veel äkki küsida? Te oskate välja tuua, kui suurem, milline vanuserühm on kõige suurem teie sihtgrupis, kes kasutavad, kui paljud see kasutavad, on muidugi kõike välja no kindlasti, eks ole, kuna see on online ja arvuti, siis kahtlemata on ta kohe sinna ikkagi nooremapoolse peale, eks ole. Et vanemapoolsed ikkagi kindlasti ka läbi abi, et kui on ju paljud, kes töötavad need inimestega, Töötukassa osakonnad ja nõustajad ja nii edasi ja omavalitsustes ja nii edasi, et kindlasti kui inimesi tuua siia juurde ja olla üks tund aega kõrval, et siis kindlasti ka vanemaealised saavad seda, et iseenesest on väga, me oleme aru saanud, et see on hästi lihtne, eks ole, et sa ei... Arvuti võõrale inimesele sobiv programm. Võiken öelda oma näite peal, nad on mingid katsejänesena võtnud kogu aeg. Kui mina aru ei saa, siis järelikult on praegu. Aga sihtgrupp on ikkagi täiskasvanud õppijad, üks kooliõpilase vajadust ei ole silmas pidanud. See sobib, aga ikkagi täiskasvanud. Teise klassi poisid kilkasid väga, kui nad seal võivad seal kilkida. Kindlasti sobib, et kindlasti on, seda sa ütled, et ei sobiks. Et siin ei ole sellist spetsiifilist just tööturu sõnavara ainult midagi sellist, et ta on ikkagi algtase on kõnekeel. Et kõik võivad kasutada kindlasti. Ja teil on Töötukassa link ka lähevad Töötukassas ka? See tuleb ilmselt jah, ma usun, et partnerid kõik on nõus ka bänneri panema, et MEIS ja Töötukassa ja Haridus-Teadusministeerium, et kindlasti on nõus. Täna me nagu tulime just välja, tavasime. Sellepärast veel ei ole selle bännerid, aga meil kindlasti ju töötame edasi, võtame ühendus kõigi nende võimalike partneritega, pakume välja koolitusi ja võib-olla mingid trükised saad jagada lõppkasutajatele. Et see tegevus nagu jätkub. Kindlasti läbi partnerid ja samamoodi need partnerid on ka näiteks suured organisatsioonid, tööandjad, sealsamas Ida-Virumaal, eks ole, et kus on sadu töötajaid, et kindlasti pakume ka neile võimalusi, et nad saavad tellida endale koha peale või siis kedagi opereerida piirkondlikult, et teha selliseid koha pealseid. Et on plaanis. Olen paljudes suhtes ettevõtetes õpetanud, kui ma lähen kindlasti nii kui see 7-6 tüüd ka väljas on, siis lähen kohale ja näitan oma endistele õpilastele ja saavad kõik, kes tahavad. Kogu aeg oli kohti vähe, sest klassiruumi mahub väga palju suhteid asutuste töötajatest. Aga siin on kõigile. Jah, et see on ka huvitav, mida võiks kindlasti ka reklaamida. Rahutuloota sotsiaalministeeriumi väga palju kasutuseid koolitusi viiakse läbi ja kui räägime just vene keel kõnelevate inimeste osas, et siis kindlasti võiks ka vaadata seirata, et need projektid on kas või nendele, et peaks läbi tööklubisid ja ka koolitusi. Arvutikoolitus on üks just, me räägime vanemaajalisest, miks mitte kohe ka kõrvalmõnega ja õppida, kas või arvutki õppida juba õppida selle keele. Ma arvan ka, et kes tegelevad teid selle lõppkasutajaga, neid on hästi palju, on ka MTÜ-sid, on riiklikke, et just nende informeerimine on, ma arvan, kõige tähtsam, et seda me kindlasti teeme. Jah, et ta ei oleks nagu asi oma, et sellist kõlahinda ja seda kasutatavust, et see on nagu ka eesmärk meile, et me rahastame liidu vahenditest, et siis kindlasti oleks ta asjana jätkusuutlik ja see kasu arvutekeele tulemuslikult ikka pikemal perioodil kui ainult see perioodis. Kindlasti. Et süda ei lubaks seda mingil juhul jätta, et kui kinni läheb, eks ole. Kas on veel midagi küsida? Et kui ei ole, siis suured tänud teile, kes te tulite. Et siis võtke kindlasti veel
minnes suupisteid enne minekut õigemini. head keele klikkimist. reklaami tegemist kõikidele, kuhu vähegi oskate öelda.